Pühapäev ja võtan ette siin see kuulsaima raja Slick Rock Bike Traili. Tuleb kõigepealt sinna rängalt tõusu üles sõita. Vasakul on surnuaed. Ka näitab Sand Flats Recreation Area 0,8 miili. Terve hulk radasid seal. Motikad tulevad välja Hell's Revenge'i rajalt. Sinu mulle tuleb veel ees. Mida kõik inimesed ära ei tee, et oleks elus põnev. No, tegi ära. Laskun kohast nimega Rubble Trouble. See on siis purustatud kivide häda. Ja siin taamal on näha loeb. Sealt kahe kalju vahelt voolab Colorado jõgi. Muidugi see on puhas rattakandmine. Ei hakka siin lolli mängima, sest ma tahan minna Šveitsi juustu vahelikule. Võt see on seal, siis seda teed mööda. Ja siit on tükike moebi. Pärast Hell's Revenge'i pidi mäest üles tõukamist ja Rubble Trouble'ist alla koperdamist saab siin nüüd Šveitsi juustu vahelikul päris mõnusa pühapäevase kruiisimise. Vasakule üle serva alla jääb maad, paremal on Sand Flats Recreation Area, kus siis asub kuulus Slick Rocki rattarada. Šveitsi juustu vahelikult sõidan tagasi, taamal on lumised Lasalli mäed, mis alati annavad ilusat kontrasti sellele punasele liivakivile, kus muidu on värvi lisamas ainult rohelised madalad puhvast taimestikud. Üks kiis on koht. Nüüd üritan üles leida Slick Rock Bike Traili. Aga kõigepealt vaatan, kuidas me siit püstõudus maast alla saame. Üritavad täitsa hästi, keha raskus hästi taha. Okei, kas riskime siit peale lasta? Riskime. Siit võtan veidi kõrvalt ja hakkan sealt otsa nendest suurtest vastavatest panema. Jätkuvalt olen Hell's Revenge'i maasteri raja peal. Jälle liiv. Läbi siit. No, et siit eks maasterite seltskonnaga, kus kurat minu Slick Rock Bike Trail läheb, öelge mehe. Leidsin siis lõpuks ristmiku üles ja nüüd olen siis Slick Rock Bike Traili peal. Nüüd on liivaga enam-vähem lõpp, et muidugi siin väikseid liivaseid kohti on, aga põhiline on ikkagi Slick Rocki peal sõit. Näed, silt Bikes ja Cycles ja nüüd tuleb jälgida neid valgeid jooni, neist mitte kõrvale kalduda ja mitte mootorratast alla jääda. Näed, mis auk seal seina sees on. Sõidan veidi rajalt kõrvale. Vaat sellised suured liivakivi väljad. Sugugi mitte tasased. Aga nüüd rajale tagasi. Muidu politseinik ütleb siin kaktuse tagant välja ja ütleb, et $100 trahvi. Siin ei ole midagi vaielda. Tõenäoliselt kõige ilusam maastikurattarada maailmas. Noh, mis sa ütled, noh? Võimas. Ja nüüd edasi sõita.
kui saad niiviisi rahulikult võtta, jumal ei pea kuhugi kihutama. Lihtsalt lased rahulikult, vaatad ringi, lased näost alla. Vaatad ringi, lased näost alla. Ja nii ta lihtsalt läheb super mõnus. Nüüd vaatad mulle järgse vastanud, et siin mingit probleemi ei tekiks. Ja läheb. Võin tähelepanu ees. Vasakule läheb üles jutt. On väga ränk tõus. Need on siin Utah poisid. Aina kergemaks ei anna panna. Nii, läks. Mis läks üles? Saa. Väga kõva poiss. Kõik. Ära üritagi. Siin on raja kõige kõrgem osa. See on Moabi poolne serv. Nüüd saab ka kõige uhkemad vaated. Ikka väike tervitus käib asja juurde. Loodis seinast üles. Jesus, what a view. Seal taga on Aatšise rahvuspark. Lasalli mäed. Selle heleda künka taga on Moab Rim, see tume. Nüüd on Moab ise, väike tükikene sellest põhjapoolsem osa. Arts Rim ja siin on Slick Rock Bike Trail. No lähme siis sõidame siit edasi. Okei, see on pretty much kuradi püstloodis. Keha raskus üle saduga tagumise nuki ja käed sirgelt ees. Ja läheb küll. Ura tehtud. Hämmastavalt vähe inimesi on siin. Kui 7 aastat tagasi siin käisin, siis oli küll päris üle rahvastatud. Ja see on raske pööre. No vot, päris sein ees.
ai kurat, kas siit on üles tõugata. Vaatad ise tagasi ise. Jälle ühe mäe otsas ja siit nüüd alla. Pretty steep. Steep for me. Hakkasid üritamagi kangelast mängida. Vaatame parem vaadata. See on ilusam kui siit krassi lennata. Oi, miskesed vaated. All seal tumeda kaare all, mis jääb vasakule, on Colorado jõgi. Oi. No võtab ikka ohjetama küll. Ossa pele. Võimas rada. Vaatame, kas siit alla saame. Hästi. Nii on lasi hoog. Tubli. Taktikaliselt õige käik. Ja siit läheb see reis edasi. Võimas. Mingem siis nüüd alla sealt, just mootorratturid üles tulid. Ai kuradi apsti. Oli ränk, jah, see oli ränk nukk. Teha raskus taha, pidurid kindlalt sõrmed all. Panna ei ole siin küll vaja. Koht on läbi, nüüd sa võid igavestikuga nüüd, sest olen lasknud madalamale, isegi nüüd viivast peab läbi panna, hooga panna ja otsas. Ilusasti võid otsas, siis võtab läbi. Pealele mingi järsk laskmine. Siis ei hakka riskima. Teeme paika järgi. No vaatame. Pearaskus taha. Hästi. Teeme ära. Okei, nüüd on püstoolist sein ees.
Nathan ja Kate Idahost. Nad andsid mulle oma energiabatooni. Mida nad teevad? Kalmaari kivile, Shrimp Rockile selja taga enne peab siin ikkise keerutamise vist tegema, jah, üle siin nukki kõik nukid saaks korralikult võetud. Nüüd ma salid ees ja see otse ees ongi Shrimp Rock. Sandist sõit. Jälle üks siirus vaade. All ees suur kanjon. Mu rada keerab kahjuks ära paremaga. Ei, mul on tundus, et läheb paremaga. Ta läheb otsa alla. Ikka otsa kanjoni serva poole. Mis on siin üldse seletab? Ei ole midagi öelda. Enjoy the silence, nagu öeldakse. Laulus. Kust nüüd? Mitte, siit. Igal ühel siin oma tee. Olin siin jälle mäest ülesse, olest järgmist mäest, mille otsa ma nüüd sain isegi suutsin vaadata. Ja nüüd saab preemiaks jälle alla sõidu. Selle selliste liivakivi küürude see värk käib. Nüüd on vist jälle liiva sõit, jah. Kuhu poole? Siia poole, Pomm! Siin on nüüd teist sooti liivakivi, selline lauga. Siis saab niisama lollitada.
selle lõigu nimi on nüüd Snake Alley Ussi allee. Laseme silooga. Jaa, on tõesti nagu uss toomas siin. Siia auku nüüd ei taha küll panna. Hoiatust ka ei ole. Kuna see siin mingi Estolopeti maraton ei ole. Sohtlike raskumiste ees on püüumärgid. Pedaaliga vastu kivi. Üks trikiga koht. Mõtleme, kuidas me selle võtame tulema. See oleks hästi. Kurat. Ei läinud hästi, aga sain jala maha. Nii. No, midagi moodi. 3+. Järjekordne ülilahe koht Canyonis juures serva peal. No vot, vaatame, kui kaugele see poiss tuleb. Päris hea, päris hea. Üks suur kandini auk ees. Üks kohalik rohk lendab vastu. Hai! Harjutamisringi peal, practice cove'i peal. Tegelikult tavaliselt sellega soovitatakse alustada, et see on väiksem ring ja siis saad ainult selle igasugust kujutab, enne kui suure raja peale lähed. Ega see, et ta on practice group, ei tähenda, et see midagi kerget oleks. Ja on täpselt see sama nagu põhiluup, lihtsalt et lühem, et sa saad siit varem maha tagasi tulla ja ära lõpetada, kui sa leiad, et see ei ole midagi sinu jaoks, sest siin on üldiselt rohkem ka liivama vaata. Tuleb otse läbi lasta. Tagasi pööra. Õigesti teevad, et maha tulevad. On algad tüdrukud ja nende jaoks on see selgelt liiga järsk.
Ai, nüüd kadus järg käest ära. Vot sulle õhtuvalgust ka. Okei, lähme uuesti tagasi raja peale. Nii, näe, kus kaval vedas siia nurga taha. Nii. Ja, muidugi. On siin. Lõpp paistab. Paar küngast veel ja ongi tehtud. Finita. Finish. Tehtud nüüd. See ees on kurikuulus Lionsback, aga see on nüüd kinni pandud, siin varem käidi džiipidega otsas. See on private property. Kuigi ma siin fence'i ei näe, ei on küll aed olemas. Ja nüüd tagasi siis linna poole. Vasakult kätt jääb maailma väidetavateks ilusamaid prügimägesid. Seal veidi ees, pool tees vasakule. Ja nüüd Moabi sõit